aga see sihuke katse-eksitusmeetodil edenemine, kuidas sul täna sellega on? Noh, just nimelt sihuke nagu julgus, et ma lähen lihtsalt proovin selle õige tunde pealt. Et vaata, see ongi sihuke nagu naljakas paradoks, et ühest küljest meile öeldakse, et ära mine proovima, on ju. Noh, et kui sa lähed proovima, siis sa justkui nagu eos juba lubad endal kuidagi nagu ebaõnnestuda või? Aga et kui palju sina lubad endal nagu proovida, et mul on see õige tunne. Ma ütlen jah kogemuse pärast ja lihtsalt vaatame, mis saab. Ma arvan, et ma proovin päris palju, et mida see human design on tegelikult andnud või see kõik, mida ka sina edasi annad, et ma nagu julgen või aktsepteerin seda, et noh, ongi see ebakindlus või ongi vaja proovida või ongi vaja ise kuidagi läbi teha see teekond ja siis jagada seda. Ühesõnaga see nagu makes nii sense, on ju. Et muidu noh, kogu aeg oli selline nagu noh, et millal ma siis nii-öelda nagu paika saan, on ju. Ja miks ma siis nagu nii kuidas ma seda enesekindlust siis endas kasvatan ja nagu, ja mingites kohtades ma ei tunne ennast ära nagu siin stuudios, selles mõttes, noh, mitte, et ei tunne ära, aga lihtsalt, et see kõik on nagu nii õige ja nii paigas ja nii voolab versus see, et mõni teine koht või teine inimene ja ma olen mingi väike tüdruk seal kõrval ja mul ei tule nagu noh, nagu ei tule nagu midagi sellist, mis siis mujal hetkel nagu välja purskab, on ju. Et see katsetamine on kindlasti olnud üks osa, no kas või seesama, et ühte äri katsetada või teist mõtet katsetada ja kui alguses see tundus, et ma noh, failin siis või võib-olla ma ei panusta piisavalt või võib-olla nagu ei oska ka ja äkki ma ei olegi mõeldud siis, et noh, et mul läheb hästi või jõuan kuhugi või noh, mis iganes miljonid või mida inimesed taga ajavad. No, selles mõttes ausalt öeldes, eks me kõik tahame hästi elada, on ju. Siis nüüd on järjest rohkem seda, et aga okei, ei toiminud, okei, vahet pole. Mind tõmbab nüüd see, ma teen nüüd seda, on ju. See ei läinud läbi, et ma tegelikult on see ju ka osa nagu ettevõtja mentaliteedist, mis nagu ülimalt toetab seda. Et küsimus on lihtsalt, kui palju ma siis pühendun ikkagi sellele tunde järgi minemisele, mis parasjagu tuli ja kas ma siis lähen ja olen seal sees. Noh, kas või praegu, eks üliõpilane, no vahepeal on selline peavalu, on ju, aga lihtsalt tunde pealt läksin ja tundsin, et see on õige koht ja asjad, mis mind huvitavad ja pühendumine. Mulle väga meeldis üks naine jagas alles hiljuti ühte mõtet, et naised ei lähe mitte distsipliini pealt, vaid see pühendumine on see ilus koht, et see ei ole see lõhkumine, vaid see on see kehaga kaasas ja kehaga tegemine.